Päevast siis veel kord. Meie tänase webinari teema on meie tervis, see on meie terved rakud. Ja minu nimi on Silva Sirge, mina olen FOHO Madara esinduse juht ja püüan siis selle veebiseminariga täna hakkama saada. Kõigepealt ma veel kord tuletan meelde kõigile nendele, kes võib-olla ei tea, et meie oleme siin väga paljud kogunenud sellise loodustoodete firma ehk bioimmuunoregulatsiooni, kiireloomulisi regulatsiooni tooteid müüva firma FOHO alla, mille nimi on eesti keeles otsetõlkes Phoenix. See on rahvusvaheline Hiina korporatsioon ja tema siis levitab tervise, Yang-Sheng tervise säilitamise ja pikaealisuse kultuuri. Nii. Ja täna siis räägime rakkudeks. Rakkude kohta on üks väga minule meeldiv ütlus, et nii kaua, kui nii on elus meie rakud, oleme ka meie elus. Nii kaua, kuni on terved meie rakud, oleme ka meie terved. Ja teatavasti kõik inimesed koosnevad rakkudest. Neid on teadlased üle lugenud 100 triljonit, suur töö on tehtud ja need rakud on kõik omavahel seotud. Vahel me mõtleme, et huvitav, rakud on kõik ühesugused, aga miks meie kõik nii erinevad oleme? Ja see on seotud sellega, et rakkudel on erinevad ülesanded, erinevad toimimisviisid, hästi lühidalt öeldud, erinevad meetodid ja kuigi nad tarbivad ühte ja sedasama toitaineid, tegelikult nad siis toimivad ka erinevalt. Aga nad on kõik niimoodi omavahel seotud, et kui mingi hulk rakkudeks hakkab kärbuma, võib lihtsalt öelda, või siis haigeks jääma või viletsamaks muutuma, siis tegelikult teised rakud seda ka tunnetavad. Ja meie siis selle organismi tugevusest, ehk siis meie nimetame väga lihtsalt seda immuunsüsteemiks, väga palju oleneb, kui hästi me siis selle hädaga toime tuleme. Nüüd, kui rääkida, mis siis rakus toimub, siis on jällegi välja arvatud, et 1 minuti jooksul toimub väga suur hulk biokeemilisi reaktsioone. Ja selleks on meil tegelikult vaja väga erinevaid toitaineid ehk vitamiine, asendamatuid aminohappeid, mikro-makroelemente, fermente, rasvhappeid, mitterasvaseid happeid, tähendab nimekiri on päris pikk. Nagu näete, neid on päris palju. Lausa 20 vitamiini, 18 asendamatut aminohapet, 17 mikro-makroelementi, 20 fermenti ja nii edasi. See ei ole lõplik nimekiri. Nüüd on teadlased ka välja arvutanud, et seda saaks kätte 90 erinevas tootes, mis kokku kaaluksid 25 kilogrammi. Vot siin ongi see konks, miks meie rakud ei ole 100% kogu aeg terved. Sellepärast, et arvatavasti meie ei suuda iga päev tarbida nii palju tooteid, nii füüsiliselt kui ka nii-öelda finantsiliselt. Ja selle tulemusena siis igasuguse, kui me sööme mingit eriti näiteks hommikul, õhtul, lõunal, üsna üksluiset toitu, no on mingid, kellel on kogemusi hommikul võileiba süüa, kes sööb seal mingit putru, kes sööb soojatoitu, kõik on erinevad, aga mida üksluisemat toitu me sööme, seda vähem me saame ka veel mingeid vajalikke algaineid. Neid siis kas mikro-makroelemente või vitamiine. Nüüd ma toon siia välja ühe meie toote. Meil on olemas üks selline eliksiir korditsepsiga, me nimetame seda korditsepsiks, eesti keeles on ta tegelikult õige tõlke kedristelvik, aga kõik on harjunud sõnaga korditseps, mille nimi on Phoenix. See on üks toode, mis on loodud 1999. aastal ja siiani vallutab maailma. Juba ligi 100 riigis ja regioonis on siis praegu FOHO juba esindatud. Ja näete, vaadake selle korditsepsi koostises on 20 vitamiini, 17 asendamatut aminohapet, 70 mikro- ja makroelementi, üle 80 fermendi. Ja neid ei ole seal nii suurtes kogustes, et nad tekitaksid
üledoosi probleemi. Et nagu öeldakse vahel, et kui te võtate mingeid tablette või vitamiine, et ärge mingil juhul võtke seda nagu rohkem, kui karbi peal kirjas on. Siin nagu seda probleemi ohtu ei ole. Ja selles tootes on nad kõik toimetavad nagu sünergia põhimõttel, tähendab, et nad on just nii loodud, nii tehtud, et nad koos toimes, sest seal ei ole ainult korditseps, seal on mingeid muid asju ka sees, aga see ei ole tänase päeva teema, et nad töötavad just sünergia vormis. Ja selle toote kohta, otsetõlkes on öeldud nii, et see on korditseps, ta ise teab, kus miski on. Tema on nüüd üks eliksiir, mis on regulaator, ma siia alla kirjutasin ka mikro-makroelemendid, aru saaksite. Ja seal on nagu selline asi, et miks ma seda teile tahtsin täna veel lisaks näidata, on see, et tema ei ole nagu tavaline tervisetoode, tavaline toidulisand, vaid ta on töödetud välja, ta on molekulaarne toit. Ta on toit rakkudele, toimib otse rakkudele. Ta on raku toitaine. Vot needsamad elemendid lähevad kohe otse rakkudesse. Miks? Sest on Jaapani väga kallis tehnoloogia, millega seda toodetakse. See on üks krüo nanopurustamise meetod ja hiljem siis neid molekuli valitakse arvutiga välja. Nad on sellised nanoosekesed molekulid ja nad on juhtumisi elusad ja positiivse laenguga. Ja vaat nendel on nüüd selline omadus, et kui sa paned selle keele alla, siis sa ei peagi midagi muud tegema või suhu. Ta imbub sealt kenasti organismi verre ja liigub mööda organismi edasi. Vot see on nüüd selline asi, mis on nüüd Foho firmal nagu hitt-toode aasta algusest ka aasta algusest peale, kuigi Fogo firmal on nüüd siis veebruarikuus saab tervelt 18 aastat alles, aga toode on tehtud 99. esimesel vedela korditsepsi tootmise tehases Hiinas. Ja miks just vedelal? Sellepärast, et on korditsepsiga, teised firmad müüvad ja teevad seda ka siiamaani. Korditseps, kui teda purustada, siis korditsepsi molekul on juhtumisi hitiini kihi sees. Ta on, see on niisugune nagu putukatelgi on, ketiinkiht ja teatavasti tänu sellele, et inimese organism ei kipu seda lahustama, töötlema, siis ei saa neid molekule sellisel koel kätte. See on see, miks ma teile tahtsin täna sellest rääkida. Nüüd lähme edasi rakkude teemal. Ühe pildi leidsin rakkude paljunemisel. Teatavasti ühest rakust tekib ühel hetkel 2 rakku ja nii edasi ja edasi. 2 ühesugust rakku. Ja miks ma seda tahtsin täna teile rääkida, on just see, et miks siis räägivad arstid vahel, kui te haigeks jääte, et te peate kogu aeg ravimit võtma. Miks need, kes tegelevad loodustoodetega, räägivad, et te peaksite loodustooteid pidevalt tarbima, et te ei peaks nagu unustama seda, et ei ole nii, et te võtate 3 kuud või pool aastat ja siis on nüüd kõik korras ja organism on teil terve. Sellepärast, et meie organisme rakke mõjutavad teatavasti 3 tapvat tegurit, nagu siin näha on. Ökoloogia, ümbritsev, stress ja toitained. Ja ökoloogiaga on nüüd selline asi, et kuigi me võime elada küllaltki, meil on ka metsasid palju ja merd on palju, meil on värske õhku väga paljudes riikides. Teistes ma just eile kuulasin, et Poolas pidi olema väga, nagu öeldakse, must õhk, just nimelt üllatavalt, mul oli nagu mingil määral päris ligidal asuv riik meile. Siis mul tuleb meelde selle arsti ja Tiibeti meditsiiniteadja info, mida tema kunagi rääkis, et kui nad küsisid Tiibeti munkade käest, see oli arst, oli naine, nad ütlesid ka, et ega nad otsa ei saanudki küsida üle tõlgi, sest Tiibeti mungad ei räägi naistega. Et siis ta küsis, et et ökoloogia, nemad on ka seal värske õhu käes, seal kuskil mägedes, et seal on ju kõik nagu puhtam, et see ei tohiks ju teile nii palju mõjuda, ja Tiibeti mungad ütlesid kenasti, maa käib ringi. Ükskõik, kus me ei ela maapunktis,
kõik see ümbritsev ökoloogia, kõik see mustus, kus kuskil midagi on, varem või hiljem mõjutab ka meid. nii et eesti keeles otse öeldes ökoloogia mõjutab meid igal juhul, isegi kui me elame värskete metsade vahel. kuskil ei ole mingit tossu ega mingit keemilist tehast ka ümberringi ja on puhas vesi, ta ikkagi avaldab meie rakkudele mõju. stress on see, kui meil midagi elus muutub. mingisugune, no näiteks stress võib olla see, kui me ilmaolud muutuvad, sest organism peab ümber formeeruma, ümber seadistama kõik oma töö, oma närvirakud, oma vererõhu, kuidas seda muutuva ilmastikuga näiteks toime tulla, kui on väga tugev tuul või hästi külmaks läheb või paljugi mis või väga kuumaks, mis meie kandis on ka nüüd viimasel olnud. kui meil on mingid sellised, noh näiteks eksami olukorda, analoogsed eksami olukorrad, eriti lastel, kui me sõidame lennukiga erinevatesse ajavöönditesse, me muudame ajavöönde, see on stress. nii et teiste sõnadega, see on kõik see, kus meil tavaolukordadest peab organism ümber seadistama ennast uute olukorda. ja toitained, see on sellest, mida ma ennem ka mainisin, need on siis need, mida me iga päev tarbime ja mida üksluisemat toitu me sööme, seda vähem meie saame omale vajalikke mikro- ja makroaineid ja vitamiine. ja tulemusena siis tekivad meie sellest, ütleme, vajalikest lisaainetest tekivad organismi surnud rakud ehk nad vabad radikaalid, võiks öelda niimoodi. ja tähendab, kui meie arvame, mõni inimene arvab ja ütleb, et tema on terve kui härg, temal on kõik korras, temal midagi ei ole tunda, siis see ei tähenda, et see veel kõik päris õige on. sellepärast, et kõik need toimed, ökoloogia, stress ja toitained teevad seda tööd olenemata sellest, mis seisundis me oleme, kas me liigume, kas me oleme rõõmsameelsed, positiivsed, aitame oma organismile kaasa. ikkagi need vabad radikaalid meie organismis tekivad ja siis osad inimesed, kui nad juba tunnevad, et olukord ei ole kõige parem, nad lähevad ka arsti juurde, leiavad või apteegist leiavad mingid ravimid, leiavad mingit keemiat, mida oleks vaja siis toetada organismi ehk neid rohkem neid näiteks valusümptomeid või mine tea, mis nende peale reageerida. aga nüüd, kui see haigete vabade radikaalidega rakk hakkab paljunema, siis tema sünnitab samasuguse haige rakku. temast ei tule mitte tervet rakku, vaid temast tuleb samasugune haige rakk. ja sellele rakule on jälle vaja siis toetust, kas siis ravimite näol või toidulisandite näol, et organism oleks siis elamisvõimeline ja paremas seisundis. ja teiste sõnadega toimub assimilatsioon ehk ja dissimilatsioon, sellest on mul kodulehel ka rohkem natuke pikem jutt, sellesama proua ühe arsti, kelle teemat ma siin võib-olla täna püüan teile edastada, see on proua Madina Ibragimova, kes on ka arst ja Hiina Tiibeti meditsiini asjatundja. ja kui me nüüd vaatame rakkusid, siis näete, rakkudel on erinev eluiga. naharakkudel kõige väiksem võib-olla 7 päeva, aga luurakkudel tervelt kuni 7 kuud, tähendab 7 aastat, vabandust. nii et kui me nüüd vaatame, siis kõik rakud, kui te nüüd võtate 1 aasta 12 kuud, siis me võime öelda, et meie organism ei ole päris enam selline, kui ta oli aasta tagasi, sest väga paljud rakud on ära muundunud ja paljunenud, nagu öeldakse. ja oleneb siis nüüd sellest, kas see, mis paljunes, oli terve rakk või oli haige rakk. tegelikult on siis meil ka vastavalt see terviseseisund. nüüd räägime edasi, kuidas siis need kõige hullemad rakud, vähirakud moodustuvad. miks ma sellest räägin? sellepärast, et praegu juba teadaolevatel andmetel kuskil 20% inimestest ehk iga 5. inimene on onkoloogia haige. küsimus, see ei ole ju nagu mingi nakkushaigus, see ei ole mingi gripp, et miks seda nii palju on maailmas? aga sellepärast, et
sellest, mida ma just eelnevalt rääkisin, et meie organism ei saa piisaval hulgal neid toitaineid, mis on vaja terve raku toimimiseks. Ja selle tulemusena tal tekivad siis need punased vabad radikaalid ja inimene vajab siis teatud ravimeid reeglina, nagu me oleme harjunud, et läheme arsti juurde, arst pakub mingeid ravimeid. Nüüd, kui need vabu radikaali aastatega koguneb ikka hirmus palju, juba need hulk ja teie eluviisid ka ei ole nüüd kõige paremad. See tähendab, et võib-olla elate sellises piirkonnas, inimene elab sellises piirkonnas, kus on võib-olla ei ole väga puhas vesi, kus ei ole õhk puhas või ta teeb sellist tööd, mis on kahjulik organismile või ta tarvitab võib-olla natuke üleliia neid tooteid, mis ei ole kõige kasulikumad, kas siis õlut või mingeid alkohoolseid jooke, eks ole. See kõik mõjutab ka vabaradikaalide teket ja siis, kui nende hulk on juba päris suureks läinud, siis tekib ühel hetkel mutatsioon ja sellest vabaradikaalidega rakust tegelikult tekib vähirakk, vot seesamane vähirakk. Ja nagu näete siin, vähirakke tegelikult on meil kõigil. Neid tekib siis väga tervislike eluviisiga elavatel inimestel kuskil 100 ringis, kahjulikematel olukordades elavatel ja halvemal situatsioonis elavatel inimestel ja mitte head eluviisiga elavatel inimestel ka 600 ringis neid vähirakke. Ja nüüd see immuunsüsteem kuna tema on ka haige, temal on ka, nagu näete, rakud samamoodi punastest vabastest radikaalidest on nad nakatatud, siis nemad ei tule toime selle muteerunud vähirakuga. Ja nad ei suuda seda hävitada. Nüüd, mis siis nüüd edasi teha? Kuidas siis nende vähirakkudega toime tulla? Kuidas siis nende moodustamine peatada? Siin on nüüd ka üks joonis toodud, siis esimene on siis, võtame selle vasakpoole on haige rakk. Seal on siis palju vabu radikaale. Meie peame siis andma piisava hulga, mida? Me peame andma piisava hulga toitaineid, neid toitaineid, mis on meie rakkudele vajalikud, et selleks saaks terve rakk, võimalikult terve rakk. Iga perioodi jooksul, mida me tarbime rakule vajalikud ehitusmaterjali ehk need samu toitained, mida meil on vaja rakule, need ehitusmaterjalid, need on absoluutselt kõikidel rakkudel ühesugused, seda mida ma päris alguses mainisin. Ja ühel hetkel siis moodustub temast, peab saama terve rakk, sest ainult terve rakk suudab siis uuesti nagu sünnitada uue terve raku. Ja nüüd siis see uus terve immuunsüsteem võtab ja hakkab seda rakku siis hävitama, seda vähirakku. Ja vähirakk hukkub ka koos selle immuunsüsteemi uute tervete rakkudega, aga vähirakk vähemalt kaob ära. Niimoodi see organismis toimub, see on number 2 positsioon. Ja kolmandaks siis tuleb immuunsüsteem organismist välja siis viia igasugune selline, nagu öeldakse, negatiivne praht, et see on nüüd 3 käiku, mis peaks selle vähiraku, kuidas nüüd öeldakse, mitte moodustamiseks või siis hävitamiseks tegelema. Ja nüüd siis, mul ei taha hästi minna. Toome teile näiteks, millega tegeleb sealhulgas meil läänemeditsiin. See, millega me oleme kõik harjunud, lapsepõlvest teame, arstid on meist targemad, nad teavad. Kui me nüüd haigestume ja meil nagu annab märku juba organism, et midagi nagu kuskil, võib-olla te tunnete, on olemas põlved või tunnete, et olemas selg või kael või siis kuskil käsi sureb liiga tihti ära või kuskilt midagi valutab, siis tavaliselt inimene, valguses võib-olla käib apteegi juures, aga lõpuks varem või hiljem ta jõuab arsti juurde. Aga teatavasti arst on meil välja õppinud haiguste spetsialist. Tema on 7 aastat ülikoolis näinud hirmsast vaeva, kuidas õppida meile diagnoosi panema. Sest nemad on õpetatud meie ravi määrama. Tähendab, et mina kunagi kuulsin sellist väljendit,
et teie asi ei ole mitte ravida, vaid ravi määrata. Ja nüüd siis tehakse analüüse, kui üks analüüs ei näita midagi, ütleb, et sa oled polkoonikulesk, et sul on ju kõik korras, analüüsid näitavad hästi. Minu kogemus siin ühe Lätist pärit ka endise dotsendi ja Hiina meditsiini asjatundjaga oli see, kui me siin Eestis neid inimesi vastu võtsime, ta palus kõigil siin vereanalüüsid kaasa võtta ja ütles, et näed, tänapäeva arstid ei oska enam vereanalüüsi lugeda. Nad vaatavad, et kõik see teine näitaja on normi piirides, siis on kõik korras, aga tegelikult on seal oluline analüüsi erinevate ridade nagu omavaheline seotus ja vot seda räägitakse tänapäeval juba oskavad väga vähesed. Siis tehakse mingeid uuringuid ja lõpuks varem või hiljem võib-olla jõutakse diagnoosini või ei jõuta. Kui diagnoosini jõutakse, siis määratakse ravi. Ja vaadake, siin on olemas üks nüüd uhke raamat, ma vaatasin ikka netist ja jumala eest ongi selline raamatu nimi on RHK, rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon. Mina läksin siin Tervise Arengu Instituudi kodulehele ja vaatasingi, et see tähendab inglise keeles kõik väljendab, tegu on rahvusvahelise diagnooside, kaebuste ja seisundite standardiga, mille alusel kogutakse ja tehakse haigestumise ja surma põhjuste statistikat ning analüüsitakse terviseseisundit ja trende nii rahvusvahelisel kui ka riiklikul tasandil. Vot see on siin pikk jutt. Nüüd ma vaatasin, et meil kehtib praegu RHK 10 92 aastast, kus on 21 peatükki. Maailmas on ingliskeelne veel RHK 11, aga meil veel ei ole kasutusel. Ja vot selle järgi, kus on üle 6000 haiguse nimetuse kirjas, siis hakatakse meile määrama diagnoosi, et teada, millist ravimit pakkuda. Seal on ka valikuvõimalused. Ja kuna tõesti ei ole maailmas ühtegi sellist inimest, kes nüüd kõik need 6000 haigust suudab meelde jätta, siis ongi meil tehtud erinevad arstid, jaotatud kitsasteks erialadeks arstid, kes on pulmonoloog, kes on seal silmad, kõrvad, ninad, kes on nahaarst, kes on onkoloogiaarst, kõik on erinevad. Ja on jaotatud kitsasteks erialadeks. Ja tihti, kui inimene oma hädadega käib ühe arsti juures teises, ütleb, et nii, et sul luud on korras, siin on kõik korras, silmad on korras, on korras. Inimesel nagu paberite järgi vaadatakse kõik asjad üle eri osad inimesest ja kõik on nagu korras, aga vot inimene on haige või mis hullem, läheb veel teise ilma. Nii et noh, vot see on selline huvitav asi. Nii et tegelikult, kui meile määratakse see ravi, siis see ei tähenda, et meie terveks saame, vaid meil võetakse maha, vähendatakse, allutatakse sümptomid, noh, valud või mingid asjad siis kontrolli alla, et inimene saaks nagu paremini elada, et asi ei läheks vähemalt hullemaks. Ja vot see on see jutt, miks siis arstid ütlevad, et kui nad siis teile ravi määravad, et see nüüd on tee pealt surmani, vot neid tablette võtma. Sest kui üks rakk sünnitab teise raku, siis tema teeb samasugused, mis tal teeb koopia endast, aga ravimeid ta kaasa ei võta. Nii et sellesse haigesse rakku, mis ta sünnitab, on uuesti vaja ravimeid panna, et edasi tegutseda. Seal ongi see konks, miks öeldakse, et te peate nüüd teatud haiguste puhul või teatud mingite näituste puhul nagu võtma lõpuni seda mingit kindlat ravimit. Nii, kui me nüüd räägime siin natukene ka ravimitest ja apteegitoitudest, siis üks väike näide. Näiteks vitamiin C kohta. Me teame kõik, et vitamiin C, mida apteegis müüakse, selle nimi on askorbiinhape. Aga kui vaadata nüüd uhkete elektrooniliste mikroskoopiga näiteks vitamiini C1 allikat sidrunit, siis selgub, et looduslikus molekulis ehk vitamiin C-s on tervelt 7 fraktsiooni ja askorbiinhape on ainult 1/7 sellest. Nii et see, mida me saame apteegist. Ma ei räägi loodustoodete firmadest. Nii, paljudel on ka B-grupi vitamiinide vastu allergia, aga samas, kui nad söövad musta leiba, siis allergiat nad selle vastu ei tunne. Sellepärast, et jällegi see on looduslik. B1 on looduslik, B-vitamiini allikas on leib. Ja vaata, see on nüüd, mis nüüd puudutab nagu neid teatud vitamiine, mis me apteegis kipume saama. Nüüd siis näete selline uhke väide. Terveid inimesi üldse ei ole olemas. Veel kord tuletame meelde.
ökoloogia, stress ja toiduained mõjutavad kõiki. Olgu see siis alates presidendist, sportlasest, teenindaja, kodutu, pärast kõigile nendele avaldavad need 3 tapvat tegurit mõju. Ja nüüd, kui emme on ka selle mõju all, ta sünnitab lapse, siis lapsel ka juba hakkavad teatud rakud haigestuma. Ma olen muidugi kuulnud päris hullusid lugusid, aga ükskord käis meie juures ka inimene, kellel sündis beebi ja tal oli juba mõne aja pärast onkoloogia, tunnistatud onkoloogia, nii et see oli päris hull. Nii et temal olid juba akud nii haiged, et sellest muteerunust rakke oli juba nii palju, et sellest tekkis kasvaja. Öeldakse, et siis sellest protsessist, muteerimisest kuni kasvajani onkoloogiani kuskil kestab 5 aastat. Ja see 5 aastat on ka see märk, mida nüüd räägitakse ka, et vaata, kui mõni inimene on nüüd onkoloogia ravi ära teinud ja ütleb, et vot 3 aastat on juba möödas, mul on juba kõik okei, et ma võin samamoodi elada, kuigi elu näitanud peale onkoloogia ravi sa enam päris samamoodi elada ei saa, nagu sa enne elasid, sa pead päris palju muutma, kaasa arvatud mitte ainult toitumises ja käitumises, vaid ka mõtlemises, siis tegelikult need rakud võivad väike peidus olla ja oodata oma aega, millal te jälle nagu kuskil vääratate nende mõistes, sest öeldakse, et sinna protsessi see kestab kuskil 5 aastat, kuna muteerinud rakkudest või sellest vabade radikaalidega ummistud rakkudest tekib lõpuks krooniline haigus või kasvaja ja sellest alles onkoloogia rakk. Nii et teiste sõnadega, olenemata mis seisundis me oleme, olenemata kui tervete eluviisidega me oleme, me vajame kõiki ehitusmaterjalid uute tervete rakkude ehitamiseks. Ja rakud on meil kõigil ühesugused ja need ehitusmaterjalid on ühesugused. Küsimus, miks siis inimesed on kõik niimoodi erinevad? Nii välimuselt kui terviselt kui kujult, siis tegelikult on väga hea näide tuua, et vaadake, malelauas on ainult vist, kui ma eksi, kas oli 64 või oli vist, ei ma nüüd eksida, ma kuskile panin kirja. 16 ikka malendit, 64, mul läks pea nüüd sassi. 16 malendit ja vaadake, kui palju mänge võib sellega teha. Või mõtelge näiteks meie Eesti sõnastikule, meil on seal 32 tähte ja sellest võib luua muusikat, võib laulu luua, võib pärsse, võib jutte luua, võib piiblit kirjutada ja võib igasuguseid muid asju ka, rumalusi ka kirjutada ja on ainult 32 tähte. Nii, kui nüüd mõelda veel ühe asja üle, mis meid ümbritseb, olete kindlasti tähele pannud, et kõigele vaatamata mina sõidan mööda selle tänavat ja näen, on tervise, kas apteek või tervisemaja. Ma siis mõtlen, selles tervisemajas tegelikult tegeletakse ainult haigustega. Ja mida olete kindlasti ka tähele pannud, et on, mis on, aga apteegitel läheb ikka hästi. Ja apteegitel on niimoodi vahel ma siin tegin täitsa niisuguse ägedama variandi, kus oli lausa 3 tükki kõrvuti, aga tõesti suurtes kaubanduskeskuste vaatate, siis võib tõesti 2-3 apteegi boksi olla ja võivad ka kõrvuti asuda üsna lähestikku need apteegid. Ja miks neil nii hästi läheb? Apteegiäri on tõesti kasumlik, see on üks, nagu mõni ütleb, et üks maffia liikidest kasumlikum kui relvade või narkootikumide äri. Aga see on just sellepärast, et kui me oleme haiged ja meile määratakse ravi, siis see ravi peab kestma teil kogu aeg elu lõpuni. Sest arst määrab ja teisiti te ei saa, sest nendega summutatakse teie sümptomeid. Valu on ka väga hea näitaja selleks, et teil on kuskil korrast ära, aga kui te selle valutabletiga maha tõmbate, siis te ei saagi kontrollida, kus teil midagi seal konkreetselt on korrast ära, et seda hakata korrastama. Ja veel kord, ravimid lihtsalt ei määra, ei ravimeid, vaid eemaldavad sümptomid. Ja kui nüüd mõelda veel, kui palju meie ise oma tervise eest vastutame, kui palju vastutab selle eest või saab aidata meid arst, siis teadke, arsti on heal juhul 8-10% saab teid aidata. Kõik muu on teie enda teha.
no seal muidugi läheb juurde ka geneetika, ökoloogia, eks ole. aga põhimõtteliselt mõelge 8–10%, arst ei saa teid rohkem aidata. tema ei ole imeinimene. aidata saate eelkõige teie, see tähendab ehitades omale igapäevaselt uusi terveid rakke. Nüüd, kui veel kord käia, et inimesed mõtlevad, et milleks ma peaksin erinevaid loodustooteid või toidulisandeid tarbima, milleks mul need erinevad mikro- ja makroelemente on. ma lähen ja korjan ise ka midagi, ravimtaimi. no selleks peab muidugi inimene ka natuke õppinud olema või peab teada inimesega kokku saama, sest ravimtaimedel esiteks on korjamise ajad väga olulised, lehte, millal korjatakse mingit nõgeselehte, millal nõgesejuurikat, millal, eks ole, olete tähele pannud, näiteks kibuvits ka väga hea ravimtaim, ega te suvel teda ei korja, ikka sügisel. igal ravimtaimel on oma aeg ja ka soovitav koht ja veel päikesevalgus, kas hommikul või õhtul, mida ei korjata. nüüd te ka kodus saate neid kuivatada ära, kui te olete professionaal tavakodutingimustes. ja siis teadke ka, et seal kuivatamise ajal väga palju ka siis lendub õhku, nagu öeldakse, aga seal on just see fütontsiidid, need on need lenduvad antibiootikumid, mis taimedes on. eeterlikud õlid kipuvad ka kaduma minema, see on siis koduses siukses kuivatamise protsessis. ja kui me nüüd sellest samast teeme siis ka tavalist teed, see on, ütleme, et me ei ole see taime oleme korjanud kohas, kus on võib-olla kontrollimatu ka, kus on võib-olla mõjutavad erinevad raskemetallid, mürgid, radioaktiivsed ja radioaktiivsed tuuled, heitgaasid, kõik see meid ümbritsev. ja kui me läheme apteeki, ostame näiteks ka sealt kuivatatud ravimtaimed, siis me peame kindlasti olema kindlad, et me teame seda talunikku, me teame, kus need ravimtaimed kasvavad, me teame, kuidas ta neid korjab ja kuidas ta neid kuivatab. sest muidu on ikkagi selline asi, et kui me teeme seda tavalist teed 100 kraadiga, me siis tegelikult temperatuuri mõjul muidugi laseme hukkuda paljudel olulistel elementidel ja samuti siis võivad sinna tee sisse meile tulla välja ka rasked metallid ja mürgid ja radionukleidid, mis on ümbritsenud võib-olla neid taimi kasvamise ajal, kui me ei ole nagu kontrollitud kohast seda saanud osta, aga poes nagu öeldakse ja apteegites, kui müüakse neid ravimtaimi, see on ka omamoodi äri ja peab tõesti teadma, mis talud seda teevad või mis inimesed korjavad, aga ega me peame ka kindlad olema, et nad kuskil tee äärest ei korja, kus on neid gaase hästi palju, igasugust muud mürgiainet või sellises piirkonnas, kus on nagu mingisugusel veel midagi viga, noh, vot see on ka nii, et inimene peab hästi teadma. sellepärast me arvatavasti ka kipume ostma nagu minagi, et kui tunnen inimest ja tean, nagu mettki ostan kellegi käest, kelle peale ma olen kindel olla, et see on ikka mesi, aga mitte midagi muud seal. oih, nii, ja veel kord tuletame siis lõppkokkuvõttes meelde, et surmad nendest põhilisest teguritest, millest me täna olen juba korra rääkinud, ökoloogiast, stressist ja toitumisest, mis meid olenemata, mis seisundis me oleme, olemata, kus me oleme, mõjutavad igapäevaselt, kas me tahame seda või mitte, nii väljaspoolt kui ka seest ummistades mm, meie elu voolavaid jõgesid, veresooni ja lümfe ja meridiaane, vigastades rakke, tekitades igasuguseid blokke, mille tulemusena siis tekivad igasugused häired. see on see, mis meiega igapäevaselt tegelikult toimub. nii, mida, oh, mida ma tahtsin teile veel korra lõpetuseks näidata, ma tahtsin näidata meie Fogo firma 9 preparaati tervise hoidmiseks. ma tahtsin teile näidata just sellepärast, et vot need eliksiirid siin, need 3 tükki, mis on pudelitega, need on just niimoodi valmistatud, et nad on selle Jaapani krüonanotehnoloogial valmistatud ja nendel on, ta on bioimmuunsed
toidud, mis on tegelikult rakutoidud ja lähevad nagu organismi molekuli tasandil. Teiste sõnadega võtate juba suhu ja juba hakkab imenduma, organismi liigub verre, läheb edasi nii. Ja väga tähtis roll, näete, siin on ka 3 asja, mis on puhastus, regulatsioon ja taastamine. näete, puhastuse tooteid on kõige rohkem, alates sellest teest, tavalisest lihtsast teest, mis on fermenteeritud tee, mille ühest pakist saab 1,5–2 liitrit teed teha, sest väga tähtis roll on siin pandud ka puhastusele. Miks? Sest vaadake, et selleks, et vabastest radikaalidest ja sellest, mis meie rakku hakkab nagu risustama, seda peab ka välja puhastama. Me peame ka sellega vaeva nägema, mitte eks ole ainult, kui me nüüd toitaineid sisse paneme, häid ja väärtuslikku, ise mitte midagi ei muuda, organismi ei puhasta, eluviisi ei muuda, et siis tegelikult meil ka ju midagi toimuma ei hakka. Nii et siin on 3 meie Janssen tervisekultuuri põhiraudvara, 9 toodet, mis toidavad ükskõik millist rakku. Nad on need rakkude toitained ja tervendavad selleks, et rakud saaksid üha tervemaks ja üha tervem rakk sünnitaks üha tervema raku. Ja sellega me saaksime peatada seda hullumuste onkoloogia 20%, mis meil tänapäeval siis on nagu ohus. Ma nüüd mõtlesin, et ma olen vist enam-vähem kõik asjad ära rääkinud, mis ma siin tahtsin täna rääkida. Veel korra mainin ära, et see Janssen tervisekultuur, mida me õpime siin on selles Voho firmas, see ütleb just seda, et inimesed peaksid säilitama tervise, et olla optimistlik ja positiivne, nii palju kui meil elu on andnud aega elada, siis võimalikult terve olla seda, sest surm ootab meid niikuinii kõigi ees. Ja kui me oleme juba haiged, siis me peaksime tegema kõik selleks, et oma tervist parandada. Et sissevõetavate toodete emotsionaalsete heade emotsioonidega, oma liikumisega need põhiasjad ja et tugevdada oma organismi vastupanuvõimet, nagu me selle ühe joonise peal nägime, onkorakkudest saavad jagu hulga immuunsüsteemi terved rakud. Nad ise ka hukkuvad, järelikult me peame uued terved rakud aitama ellu tuua, et igal juhul oleks organism võimeline meie immuunsüsteemiga toime tulema. Nii, ma ei tea, kas nüüd ma olen vist põhijutu ära öelnud ja nüüd siis on meil võimalus, kes soovib mikrofonid lahti teha, võib-olla midagi küsida, võib-olla midagi täpsustada, võib-olla isegi ka midagi juurde rääkida, võib-olla ka vaielda, mine sa tea. See, mis ma kõik teile rääkisin, on tegelikult, ma olen ammu sellest teadnud, ma võtsin vaevaks ja tegin need joonised nüüd valmis, see on tõesti siis meie arstide ja nende arstide, kellelt ma kõige rohkem õpin ja kellelt ma olen päris palju õppinud, neid teadmisi saanud, kes on ka üksiti Hiina meditsiinispetsialistid. Need on minu jaoks nagu need, kuhu peale peaks meie maailm liikuma, et oleks ühelt poolt nii lääne meditsiin kui idamaa meditsiin omavahel seotud. Nii, me võime vist mikrofonid lahti teha, lindistus võib edasi käia, eks siis kuidas tunne on? Kas tahab keegi midagi küsida? Üldiselt kroonised haigused on ka üks eriline nähe, et sealt võib midagi toimida, nii et tasub neid loodustooteid lisaks võtta, sest ilma nendeta meie rakud ei toimi. Nad on lihtsalt haiged. Et ilmselgelt on sellel tõepõhi all ja noh, see oli nagu väga hästi ja väga kokkuvõtvalt edasi antud informatsioon, miks midagi vaja on, et see aeg, kus me saime puuviljadest vajalikud asjad kätte, juurviljadest, mida me sõime iga päev ja lihast ja kalast, see aeg on ammu möödas. Seda aega ilmselt kunagi tagasi ei tule, nii et kõik need, kes väidavad, et toidulisandid ei ole vajalikud, need riskivad ainult iseenda eluga ja ega me ju ei tea ka, mida meile seal kabinettides soovitatakse, et seda ei ole vaja ja seda ei ole vaja. Et see on just nimelt jah, üks
üks süsteem, mis toidab oma süsteemi ja võib-olla siis ka mingeid tootjaid, nii et igaüks tõesti peab selle vastutuse ikka ise oma tervise eest võtma, et sellega ma olen 200% nõus. tead, et mul tuleb Ingrid üks asi veel meelde selle proua Ibragimova ütlusest, et kui tema arstina, no temal oli nagu elu viis selleni, et tema laps, kes sai vaktsiinikahjustuse ja kurdiks jäi ja lapselaps esimese grupi invaliidina sündis, siis temal oli otsingud päris suured ja tema otsingud lõppesid siis selle Tiibeti meditsiini juures ja siis ta ütles, et tal oli väga raske mõista, kuidas üks mingi korditsepseliksiir, mingi pudel võib aidata umbes 100 haiguse vastu. jah, et Kuidas see võib-olla võimalik on? Ja kui seal tegelikult kunagi ainult, ainult üks asi, sellepärast et tal on ehitusmaterjal, mis aitab terveid rakke teha, ükskõik milliseid rakke. jah, Ja et siis vastavalt, kellel ta otsib üles, nagu ta ütles, et otsetõlge on see, et korditseps on ise teab, kus, otsib ülesse, kus on midagi korrast ära ja hakkab seda ehitama tervemaks. Ja sellepärast ongi nii, et need 9 põhitoodet, mida ma seal lõpus näitasin, on olenemata inimese haigus. seal on muidugi tooteid on meil rohkem, aga olenemata inimese haigusest need 3 protsessi, organismi puhastamine, regulatsioon ja taastamine hakkab parandama tervist. üllatus ka see ei ole. ka siis, kui arstid ütlevad, et ei, meie enam ei oska sind aidata, aga proovi leida, äkki leiad mingeid variante. kuigi me ütleme seda ka, et meie ei ravi inimesi. Me ei ravi, need ei ole ravimid, eks ole, aga nad on kiireloomulised bioimmuunoregulaatorid. et siin ongi ilmselt vaja aru saada sellest, et kõik need, kes tarvitavad, kahjuks enamusel neist on oma mingi kogemus, eks ole, et on vaja neid, sest muust abi ei saa ja tabletid ei aita, aga paljud kahjuks vist jäävad ootele, kui asi läheb nii hulluks, et siis aru saada, et neid tõesti vaja on, nii et jah, igaühe enda valik. aga info oli väga hea täna, nii et no suured mulle tänud. õudselt meeldib, kui meie juurde tuleb mõni inimene ja arsti juurest ütleb, et mine osta kuskilt korditsepsi. Ta lihtsalt Mhm. teab, ta oskab juba soovitada ja ma võtan mütsi maha kõigi arstide ees, kes on avatud informatsioonile ja ütlevad, kui aitab, võta. Ja mina ütlen ka, kui mingi see sinu toidulisand, see teema, meil on siin erinevad aparaadid või siis kuskil või valgusteraapia, mida siin paljud inimesed teavad. kui see aitab, siis tuleb seda kasutada. No just. jah, sest ta tere loodab. õhtust, tere õhtust ka minu Tere. poolt, Tere. kuna mina olen pikaajaline tarbija olnud, siis ma tahtsin öelda, et vaat kui me neid tooteid tarbime, siis me hakkame tegelikult oma rakku parandama. aga järgmine rakk jäljendab vana rakku ja kui me oleme seda vana rakku juba natuke parandanud, siis järgmine rakk tuleb juba parem rakk. Ja niimoodi me siis tegelikult kogu süsteemi saame ka parandada, muidugi mitte nii kiiresti, kuid nagu öeldakse, et 7 aasta pärast on nagu kõik keharakud, ka luurakud on muutunud. Ja sellepärast ongi, et vahel vaatame, et kuidas üks inimene on järsku nii vanaks jäänud ja mõni tundub nii nooruslik. Aga see ongi, et kuidas ta oma rakkusid on toitnud, nii ka see välja näeb. Ja ega midagi ei ole teha. Elu on karm, aga tundub, et õiglane. Ja ilusat õhtut kõigile. Maie jutu peale mul tuleb tead, mis asi meelde, me käime ikka seda Hiina vahet ja see aasta läheme jälle ja et siis, kui minnakse viisasid tegema, nüüd on, no hiinlastel on viisavaba meil Eestimaale andnud, aitäh. Siis mõnede kohal peal on küsitud, miks te selle vana passipildi siia tõite. minu meelest oli Maiel ka ükskord nii, et mis selle vana passipildi siia tõite. tegelikult siis vaatas, et ei olegi vana. Jumalast tehtud siin ka päev tagasi. nii et see passi pealt ja ID-kaardi pealt on ka noh, seal
on võib-olla raskem, aga ID-kaardi passi pealt on raske näha, see on naljanumber tegelikult, on viisa. hea märkus, et sealt on hea vaadata siis, et kas on asi paremuse poole muutunud. no mina olen ka tegelikult, ütlen ausalt, kui ma siin sellesse firmasse tulin, ega ma Maiet ennem ei tundnud, aga ma siin aeg-ajalt käisin mõnel loengul, saime kokku ja kogu aeg vaatasin, et kuidagi ta läheb aina nooremaks ja kuidagi nooremaks ja sest ausalt Maiele ma olen rääkinud ka, mulle tundus kogu aeg, et kuidagi säravamaks ja säravamaks. aga vaata see rakutoit, mis ikka sisse sai võetud, no ikka mõju avaldas, aga ta ei saa sellest muidu aru, kus iga päev istud, nagu öeldakse, ühes ruumis või kuskil koos, aga kui sa näed, noh, ütleme mõne kuu tagant või nii, ja. siis paned tähele. nii et see ongi sama rakutoit. miks olenemata, mis haigusega tegemist on? no geneetilised haigused on muidugi need kõige raskemad, seal nagu jah, see on eriooper. jah, seal on juba teised asjad, mis jah, aitavad, eks ole. mis toetada saavad ja seal on nagu raske variant. rakutoite tuleb alati, jah. aga ega ma ei tea ka, et ühel hetkel sellega ka üldiselt midagi toime ei hakata tegema, siin on, maailm on nii huvitav ja areneb nii kiiresti, et siin pole mingit imet vist. tuleb ainult jõuda ära oodata, millal õiged asjad jälle välja mõeldakse või avalikkuse ette tulevad, nii et. annaks jumal, et me näeme kõike neid veel. kuulge, aga ma vist saan aru, et keegi enam midagi siin lisada ei taha meile. aitäh kõigile, et te kuulasite ära, ma väga loodan, et sellest oli natukene abi, mõtlemisainet. ja olenemata, mida te kasutate, mida te teete, te mõistate, miks öeldud on seal, et ühtegi tervet inimest maailmas ei ole olemas. meil iga päev ühed rakud kogu aeg lähevad hullemaks ja mitte sellepärast, et vahel tihti ka, et me oleme nagu õigel teel, aga vahel ka sellepärast, et meil on ümbritsev olukord ja muidugi ka psühholoogiline rõhutus, see on väga võimas, emotsionaalne, nagu meilgi tänapäeval praegu on, lisaks veel kliima ökoloogilistele toitainetele, mis meid ümbritseb. aga minu poolest suured tänud ja tänud ka Ingridile, kes mind aitas täna inimesi sisse lasta, sest me ei saanud mitte kuidagi kahekesi juhtideks ennast sokutatud. ja see oli nagu jällegi huvitav kogemus seekord. kõigile ilusat õhtut. ja ilusat õhtut.